Nii, tere siis kõigile. Ma tahaksin teie käest küsida, et mis te arvate, mis on nendes kaudsudes? Mis te arvate, mis siin on? Oskab keegi arvata? Need on kõik väljatrükid. Need on kõik väljatrükid, lugupeetud meedia, teie negatiivsetest hinnangutest minule ja süüdimõistmistest. Ekspress Grupp hiilgab 98 üllitisega, peaaegu poole vähem on Postimehel 54 ja 46 me saime ERR-ilt. Need on kõik välja trükitud koheselt peale seda, kui kõik need asjad juhtusid, sellepärast, et me teame, et meedia kavatseb aeg-ajalt mõningaid asju ära kaotada, mida enam isegi Google'i otsinguga ei leia. Juba mõned päevad tagasi oli tore vaadata, kuidas mind eelmine kord kõik meediamajad nii-öelda vangi mõistsid ja seekord olid mõningad asjad juba kadunud. Aga ma tahaksin teile öelda seda, et vaadates nüüd, mida on teinud meie jõustruktuurid ja mida lahati nagu kohtus. Et kui me läksime ministeeriumisse või kui me valitsusse läksime, siis meile öeldi kohe, et alusdokument on koalitsioonileppe. Ja ma tahan teile öelda, et kõik need asjad, millega mina tegelesin ja millega ma täna veel kohtu all olen, sest kuna me ei tea, kas prokuratuur kaevab edasi või mitte, kõik need asjad olid koalitsioonileppes, välja arvatud see, mis tõi kaasa endaga COVID. Mina ise ei mõelnud välja mitte ühtegi asja. Seda fakti on absoluutselt eiranud prokuratuur ja täpselt samuti kapo. Ma tahan teile veel öelda ühe asja, et kui me nägime, kuidas riigiprokurör Pern kohtus esines, siis täiesti selgelt oli sealt näha, et seda asja ei ole kokku kirjutanud prokuratuur. Sellepärast, et Pern ei teadnud päris paljusid asju, väites seal üht või teist ja kuidas selle peale kõik advokaadid häält tõstsid ja ütlesid, et kuule, palun võtta lahti see ja see lehekülg ja seal on kõik täpselt kirjas. Just see, mida me siis väitsime. Nüüd, kui EKREIKE sai koalitsiooni ja me hakkasime täitma 2 dokumenti, mis oli siis 100 päeva plaan ja koalitsioonileppe, siis tuli välja, et meiega ei tahetud üldse arvestada. Kõige suurem pidur üldse asjade tegemises ja ka koalitsioonileppes olnud kokkulepetest kinnipidamises oli Justiitsministeerium. Tänane segadus, mis meil valitseb seadusandlusega, on absoluutselt sellesama asutuse nii-öelda töö, sisetöö, kus siis hiljem minnakse teatud seadustega Riigikogu ette, et neid vastu võetakse. Ma toon teile mõned näited. Meil oli kirjutatud koalitsioonileppesse, et me loome eriprokuröri statuudi. Seda ignoreeris Raivo Aeg. Me võisime seal pea peal käia, kogu aeg lükati edasi. Isiklikult oli mul väga palju negatiivset kokkupuuted Parmasega, sest koalitsioonileppes oli kirjas, et me peame tegelema kriminaalmenetluse tähtaegadega. Parmas väitis, meil on kõik korras, mitte mingil juhul, ei, mitte midagi me ei tee. Avaliku teenistuse seaduse muudatused, millega me tegelesime, kõik oli kännu taga kinni. Ja Isamaa oligi üks põhilisi nii-öelda pidureid. Isamaa huvitas ainult see, kas me saaksime tehtud pensionireformi. Tahan veel öelda seda, et kõike, mis puudutab kriminaalmenetluse seadustikku, karistusseadustikku ja korruptsiooniseadust, neid käkke hakkas Justiitsministeerium tegema alates 2007. aastast, millal võeti vastu toimingupiirangu rikkumine. 2015 tehti väga põhjalik kodifitseerimine ja seal oli meile tol korral suureks kurvastuseks visati välja rahapesu nii-öelda karistatavad seaduse sätted, mida väga oskuslikult nii-öelda põhjendati.
Siiani on väga suur segadus süütuse presumptsiooniga. Ja ma tean, et Eesti on ka selles osas Euroopa Liidus, nii-öelda kui me kogu aeg väga paljudes asjades vihjame Euroopa Liidule, siis ka seal on Eestil teatud asjad vastu võtmata. Nii nagu Oliver rääkis siin talumiskohustusest, mis puudutab siis jõustruktuuride puhul talumiskohustust, et me peame kõik need aastad koos jälitusega välja kandma, sest et jälitus hakkas minu suhtes 2020 juuni, siis sisuliselt on see 6 aastat. Mis see siis tegelikult nagu on? Kas me oleme siis tõesti nagu mingisuguses Amazonase džunglis või kuskil Aafrika riigis, kus on mingi diktatuur, kus jõustruktuurid otsustavad, taluge, me teeme, mida me tahame, no mõistetakse õigeks, no mis siis? Täna Ekspressile antud paaris lauses ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan. Ja ma tahan Justiitsministeeriumile täna öelda seda. Justiitsministeerium, tehke palun korda see, et kui on kriminaalmenetlus näiteks, mis kestab, nagu Kajar Lemberi puhul 9 aastat, või meie puhul 6 aastat, või Pruunsilla puhul, või ükskõik, kes on täna õigeks mõistetud, siis tsiviilnõue selle kohta, mis on ilmunud meedias, sealt peab hakkama see 3 aastat tulema, kui kohtuotsus on välja tulnud või jõustunud õigemini. Mitte nii, et teil oli 3 aastat aega kaevata, kui keegi mind laimas. Need kaustad siin on kõik minu laimamine. Kõik. Siin ei ole mitte ühtegi positiivset uudist. Ja mitte ainult minu. Siin on Mart Helmet, siin on Martin Helmet, siin on EKRE, siin on kõike nagu. Nüüd mõned niisugused sisemised asjad, mida te ilmselt ei tea, aga ma arvan, et mida tuleb avalikustada. Kogu selle kalapüügi ja selle individuaalkvootide juures tuli välja üks selline asi, et tegelikult tegeleti salakaubandusega. Venemaal olid individuaalkvoodid, teine pool Peipsi järve. Ja minule seal teatud firmade esindajad rääkisid, kuidas tegeletakse salakaubandusega. Ja ma palusin, rääkisin sellest Lasse Lehisega, tahtsin nagu täpsemalt teada, kuidas need on, kui suured need, kas meil on koodid, kas meil on maksud, mis seal on. Ja selle vastu hakkas Kaapo eriliselt huvi tundma, kui Lasse Lehist käis seal selgitusi andmas Kaapos. Minu küsimus on, et huvitav, miks? Ja ka kohtusse olid toodud inimesed, kellel tegelikult ei olnud isegi üleüldse mitte mingisuguseid kalapüügi litsentsega õiguseid seal Peipsi järve ääres, vaid pigem need, kes olid lihtsalt hangeldajad. See oli siis prokuratuuri või Kaapo poolsed nii-öelda tunnistajad. Miks meie PPP hange ära rikuti ja miks oli sellest vaja nagu lahti saada või õigemini, miks meid sealt valitsusest välja puksiti? Ka PPP hange oleks teed ehituses välja toonud tegelikult kulud teede ehitamiseks ja hooldamiseks. Pensionireformiga tuli välja, kui suur oli tegelikult pankade mõju, olgu siis advokaadibüroodele, poliitikutele ja muu selline. Samuti andsime me Lasse Lehisega töösse võlaõigusseaduse muudatuse. Ma ei tea, kas te olete sellega kursis, aga näiteks juriidilistel isikutele täna, kui võlgu välja nõutakse, on võimalik määrata viiviseid 100%, mis viib väga paljud ettevõtjad üldse likvideerimiseni. Ja mis on täiesti minu meelest alusetu rikastumine. Ka see oli meil töös. Ametnikel oli väga vastukarva see, et me tundsime hästi ettevõtlust, meil kõikidel nõunikel oli ettevõtluskogemus ja me suutsime asju kiiresti lahendada, leida kiireid lahendusi tegelikult päris nii-öelda tõsistele probleemidele efektiivselt. Meil hakkas tulema teadmine, kuidas riigi raha raisatakse. Meil oli juba niisugune, kuidas ma teile ütlen, alati niisugune väike huumorinurk, kui meie juurde tuli maksuamet, kui me tegime ju seal maksudes muudatusi, näiteks mis puudutas seal tookord diisliaktsiisi. Iga kord, kui nad tulid meile nõupidamiste ruumi laua taha, siis iga kord oli nii, et nüüd meil on vaja teha muudatused ja iga kord maksis see 1 miljoni. Ükskord me hakkasime kõva häälega kõik naerma, sellepärast, et see ei olnud 1 miljon, vaid see oli 900 000. Nii et
me olime seal valitsuses tegelikult suured segajad. Aga nüüd ma räägin paarist väga tõsisest asjast. Seoses sellega meie ajal käis väga tõsine rahapesuvõitlus, olid direktiivid, olid FATCA, mille järgi siis koostati igasuguseid eeskirju. Finantsinspektsioon oli andnud välja pankadele 99 leheküljelise memo, mida ka pangad täna peavad järgima ja kui nad eksivad, siis neid ootavad suured trahvid. Kas see oli meil ringi tegemisel? Meil oli kokkulepe, et me teeme sellele paarile A4 lehele, et kõik juhised oleksid väga selgelt arusaadavad. Ja kuna meie tegelesime rahapesuga, Rahandusministeerium, siis anti meile nõu, et rahapesu andmebüroo peaks tegelikult mitte olema keskkriminaalpolitsei alluvuses, aga see peaks olema Rahandusministeeriumi alluvuses, et me saaksime sellega nii-öelda kompaktselt tegeleda. Nüüd, kui me istusime keskkriminaalpolitsei juhi Alaveri juures koosolekul, Martin Helme ministrina ja 2 nõunikut, mina ja Lasse Lehis, rääkisime me raabi siis ületoomisest Rahandusministeeriumi alla, mille peale kostis tollane direktor Alavere, et aga loomulikult, et andmebaas jääb ju siis sinna SMIT-i ehk Siseministeeriumi infotehnoloogia keskusesse, et nemad hea meelega teevad koostööd ja kasutavad seda andmebaas edasi. Mille peale läksid minu silmad väga suureks, sest et ma olin uurinud järgi, et rahapesu büroo andmebaas rahvusvaheliste nõuete järgi absoluutselt sinna ei tohi mitte keegi omada ligipääsu. Mitte keegi. Ei politsei, ei prokuratuur, ei kapo. Sealt saab kätte ainult siis, kui on algatatud kriminaalasi ja tehakse kirjalik järelepärimine. Siis me näeme, mismoodi toimuvad asjad ristkasutuses, kus politsei kasutab andmebaase, mida ta tegelikult ei tohiks. Detsembri alguses 2020 siis 6 aega enne seda, kui see valitsus lagunes, tuli Siseministeeriumist meie postkasti kinnitamiseks üks dokument, kus Siseministeerium tahtis anda Kaitsepolitseiametile loa saada ligipääs Maksuameti andmebaasile. Meie seda loomulikult ei andnud, minister Martin Helme koheselt andis korraldus, et sellist dokumenti me ei kooskõlasta, et ta valitsuses räägib selle läbi. Ja mina täna ei usu, et see dokument jäi kooskõlastamata. Nii et kui me räägime siin sideandmetest ja jälitustest ja pealtkuulamistest, siis arvestage sellega, et ma olen täiesti kindel, et Kaitsepolitsei surfab absoluutselt kõikides andmebaasides. Nüüd, mis puudutab veel, Oliver puudutas siin seda, kuidas julgeolekuasutus ja uurimisasutus tegelikult ei peaks olema nii-öelda ühe ameti käes. Seal on üks nüanss veel, mida ilmselt väga laialt ei teata, on see teabehanke raames pealtkuulamine, mis tegelikult on seotud nii-öelda julgeolekuohuga. Sellele annab lubasid välja halduskohus. Ja halduskohus muuseas mitte kedagi teavitama ei pea, kui kellelgi on puutumus, et teda on pealt kuulatud. Nii nagu kui politsei kuulab pealt, siis peab teavitama. Et see on tõeline Pandora laegas. Kui see lõpuks avaneb, siis ma ei kujuta ette, mis sealt kõik välja tuleb. Ehk kui ma käisin ETV Plussis esinemas eelmise nädala kolmapäeval, siis seal küsiti inimeste käest, tehti küsitlus, et kui paljud teist nagu arvavad, et teid on pealt kuulatud ja 84% arvas, et neid on pealt kuulatud. See on täna Eesti rahva arvamus. Ma ei usu, et ETV Plussi vaatajad kõik seal parlamendiliikmed on või poliitikud. Nüüd veel, mis puudutab jälitust, mida siis kapo teeb või omavalitseb või keda ta nagu ära kasutab. Osa sellest tehnikast, mis kasutati minu jälituse puhul, saadi Teabeametilt, mis tegelikult oli ette nähtud eriti ohtlike terroristide tabamiseks. Lutikad rannas, liiva sees, lisaks droonid, mis mul õhtul ja öösel magamistu akna taga lendasid. Nii et selles valguses
on see ringkonnakohtu otsus nagu peaks olema hoopis nagu teise nii-öelda mõjuga. Nüüd, mis puudutab veel ringkonnakohtu otsust ja seda kohtu koosseisu. Inna Ombler, kes oli selles asjas eesistuja, on endine riigiprokurör. Ehk ta peaks väga hästi teadma ja aru saama, mida teevad prokuratuur ja kapo. Seda enam võib olla see hävitav otsus nii-öelda prokuratuuri tegevusele, peaks panema kõiki järel mõtlema. Eeskätt loomulikult riigiprokuratuuri ja ka kapot. Ma siia lõppu räägiksin natukene lõbusama loo ka, et prokuratuur oli kohtus väga hädas, et kuna ma tõesti nagu sain aru, et mind jälitati, ma sain aru, et mind pealt kuulati ja küll nad tahtsid siis kedagi nagu sellest süüdi teha, sest et ega süü ei saa kuskil üles rippuma jääda. Ja küll arvati selleks olevat Aivar Orukaske ja küll veel ei tea keda, et ma olen kusagilt saanud nagu infot selle kohta. Minu teadmised pärinevad aastast 1973. Minu esimene töökoht oli Hotell Viru ja Hotell Virus oli nii KGB kui ka eriteenistus. Eriteenistuse juht oli Priit Kelder, kes hiljem oli Interpoli juht, Eesti Interpoli juht. Ja Priit Kelderil oli meist noortest tüdrukutest kahju, kes me seal hotellis töötasime ja õpetas, kuidas ära tunda KGB-lasi. Ja see muuseas, need teadmised kehtivad tänase päevani. Need julgeolekuasutuste nii-öelda jälitajad teevad täpselt samasuguseid vigu ja nad on äratuntavad kui need, keda tegid seal KGB-lased Viru hotellis ja väljaspool seda hotelli. Nii et tänan tähelepanu eest praegu ja Martinil edasi sõna.